Tere, minu nimi on Lauri Jasmin ja ma olen Tahula biogaasijaama tootmisjuht. Sellised uuringud on olulised seetõttu, et need ei hõlma mitte ainult roheenergiat energia tootmise seisukohast, vaid ka kõrvalproduktide väärindamist, eeskätt siis meie puhul jäätmete väärindamist ja kõigele lisandväärtuse nagu loomist. Biogaasi tootmist tuleks laiemas süsteemis käsitleda kui nii-öelda biopuhastit, sellepärast et biogaasi tootmise väljund ei ole mitte ainult roheenergia, vaid on ka näiteks roheline väetis. On võimalik erinevad toitained, mis on mullale vajalikud, säilitada samas piirkonnas. On võimalik teha efektiivsemat jäätmekäitlust ja on võimalik väärindada ka biogaasi puhastamisel tekkivaid lisaprodukte, nagu näiteks süsihappegaasi. Victoria ülikooli uuring aitab meil mõtestada ringmajandust mitte ainult energia tootmise vaatest, vaid ka erinevate bioressursside väärindamise vaatest. Et kuidas muuta jääde ühiskonnale kasulikuks produktiks ja kuidas anda talle väärtus nii energeetikas kui ka näiteks põllumajanduses väetisena või aianduses. Selle uuringu tulemust saab hiljem kasutada nii Eestis, Kanadas kui ka mujal maailmas, sellepärast et enamus probleeme on ikkagi samalaadsed. Midagi on alati võimalik üle kanda. Ja Saaremaa on selle uuringu teostamiseks eriti hea koht, sellepärast et see on saar ja see on selline isoleeritud asum. Et siin on need igasugused toorainete sissevood ja väljavood piiratud ja selles suhtes saab eriti kontrastse vaate. Biosöe tootmine ja ka biogaasi tootmine ja selle sidumine kaugküttega loob siis võimaluse, et kuidas me saaksime efektiivsemalt ära kasutada seda, mis meil koha peal olemas on. Et ütleme, sükeste konventsionaalsete lahenduste, lihtsalt põletuslahenduste puhul tekib meil siis soojus ja näiteks tuhk või heitgaasid. Aga biogaasi ja biosöe täiendaval kasutamisel kaugküttes saame me toota ka elektrit ja saame me toota ka siis kas väetist või biosütt, mida on omakorda võimalik väärindada kas terasetööstuses, põllumajanduses või betoonitööstuses.